Kas me peame siit sisse minema? Peaks küll. Lugupeetud härra Riigikogu esimees Eiki Nestor, mul on suur au üle anda 1310 allkirja, mis on koostatud selleks, et riik oleks nobedam, efektiivsem ja natuke ka saaks vähema ressursiga hakkama. Loodan, et Riigikogu suhtub tõsiselt kodanikualgatusse ja me oleme küll selle kodanikualgatuse käivitajad, initsieerijad ja kaasaaitajad, aga eelkõige on kodanikud nende allkirjade näol sinna rääkinud. Aitäh! Aitäh! Vastavalt seadusele Riigikogu juhatus määrab siis juhtiva komisjoni. Asi läheb menetlusse, hakkame arutama. Aga asja mõte on see, et kuna viimastel aastatel räägitakse kohutavalt palju riigireformist, sellisest paindlikumast riigist ja riigireformi mehi sibavad majas ringi nagu päkapikke määri. Kõige suuremad riigireformi mehed sõidavad kõige suurema valge kastjõuda. Siis ma mõtlesin, et tegelikult võiks mingil moel 1300 inimest appi tulla. Rahvast kõnetas kõige rohkem just see, mis tuleb täna lugemisel. Kuluhüvitised. Aitäh! Kaul Nurm, mis on poliitilise dieediretsepti allkirjade puhul kõige olulisem sõnum? Kõige olulisem sõnum on see, et riik peaks tõmbama ennast kokku poole, väledamaks, saledamaks. Me oleme jõudnud arusaamisele sellest, et riiki võib valitseda sama edukalt palju odavama rahaga. Ja nende allkirjade eesmärk on see, et Riigikogu peaks näitama kõigepealt eeskuju. Me peaks vähendama erakondade rahastamist, me peaks tõmbama kokku kuluhüvitisi ja me võiks hoida kokku ka ministrite pealt. Mõttega ikka, et üks minister korraga, nii nagu Eestile on kombeks, üks president korraga. Juku-Kalle Raid, sina olid eelmises Riigikogu koosseisus üks vähesed saadikud, kes kuluhüvitisi ei kasutanud. Jaa, see vastab tõele. Ma mõtlesin, et ma teen katse elavas looduses, et kas jääb ellu, jäi ellu, väga edukalt jäi ellu, et midagi hirmutavat ei olnud. See on, palk on piisavalt suur ja kui ma vaatasin majas ringi ka, kuidas seda kasutatakse, ma ei räägigi kundlast ja majoneesist, aga see on teised seltsimehed ka, et see oli ikka täitsa suvaline, summaliselt võib-olla üldse riigile mitte nii suur, aga väga palju ta õiglustanud riivaga kindlasti. Aitäh! Ain Ostre, sina kogusid möödult suvel suure osa nendest 1300 allkirjast. Mis inimesi kõige rohkem kõnetas? Jaa, ma osalesin nendel telgituuridel, kus me neid allkirju kogusime ja ilmselgelt kõige rohkem kõnetas inimesi Riigikogu liikmete kuluhüvitised, see riivas nende õiglustunnet ja see oli nagu see, mille kaotamisest siis nad kõige rohkem nagu aru saavad. Jah, just see. Aitäh!